No nii, tere Kulbilohu, ma oleks arvanud, mis sa öelnud. Arva, Kulbilohus ilm ei ole ilus, plats on normaalne, rada ei tea veel, aga toju on hea vähemalt. Olemegi praegu sinnamaani jõudnud, et tegime oma laagri lahti ja nüüd ma hakkan, need on teie silmad niimoodi, sellega näete teie. Ma lähen panen nüüd need autosse, siis te näete, mis aja peal ka toimub, aga me ei ole veel tehnilises käinud, küll aga me kõrvaldasime kõik puudused, mis meil eelmine kord tehnilises oli, nii et peaks minema libedalt. Väike tehnilise pinge on ikka nagu vanal heal ajal, aga ei ole hullu. Teeme tehnilise ära, lähme teeme trenni, siis vaatame edasi, mis saab. Aga praegu tundub hea, kõik peale ilma on väga hea. Saadab pildiga. Kõige pidulikam hetk, Erks, pane ise. Pane... aitäh. Auto liigub. Siit on näha, kus ei, õnneks hoiab vahet. Korraks. Uks lahti lihtsalt tuleb. Tule veel. Jah. Ei, väga äge oli. Selles suhtes nad ei joonistanud neid kaste maha. Väga raske oli see sõita, kui sa ei näe. Jaa, aga ta on suht ees siin. Ta ei ole nii tagasi nurgas, ta on siin ees. Hästi kiiresti peab poole vaatama. Aga ma vaatasin, mida kiiremini sisse tulid, seda paremini nagu õnnestus. Ja teine asi lihtsalt siin ei saa väga kalduda välja. Nagu meil juttu oli, esimene sisemine suure kaarega, nagu nägid suure kaarega läksid ja läksid kilustades. Ma nagu tahtsin kuidagi jube pikalt mäe pealt, nagu kuidagi oli mugav oodata see määnuk ära ja siis vahetada poolt, aga see nagu hiljaks. Peab seal hullult varem, aga see on nii haige, kuidas kõrguste vahega ühel hetkel nagu hakkab mäkke minema. Tuleb mingi räme gripp auto, hakkab räigelt kiirust kerima. Siis tuleb see pehme koht, vaata, auto ei tee mitte midagi. Siis sa lased ühe käe juba lahti, rahulik, siis auto maandub, jälle mingi räme gripp. Et see on nagu huvitav, see alguse otsast. Aga ei, muidu on päris äge. Ei väga hästi oli. Ja õlirõhk oli alla 1,2 läinud. Siis on see õlijärjekord ikka nii hästi mõjub. Jah, jõhker vahe ikka, jõhker. 0,5 ja 1,2, no jõhker vahe. Jõhker vahe, see on ikka hea õlireis. Kõva. Ülikõva sõit oli. Me imestasime lihtsalt, et seda üks kord oli läinud selle rehvi rõhuga. Rõhku siia, rõhku poole juurde, rõhku maha. Said sellega sõita, mis oli. See oli naljakas, et vaatan nagu ta tahakad, ta lasen välja 2,5, lasen välja 2,5, lasen välja 2,5, üks nii vähe. Järsku vaatan, tal on mingi nupp, mis lased surve maha, siis kes kell 0. Panen vastu 1,5. Ei, aga 1,5 oli ka hea. Ei, sai sõita. Sai sõita. Ei, mõnus. Kuule, aga mingi koosolek hakkab öeldi. On? Ja enne kui valli oli koosolek. No nii. No pressure. No pressure, yes. It's fun. Yes. Yes, exactly. We just a little bit wrap up and done. Yes. Yeah, done. And champagne and Yes. girls and... Yes. Mõnus. Liiga vara panen ennast kinni, siis hakkan alles mingid nuppe näppima, ei ulata igale poole. Selles voorus siis võib-olla sõnusin ära, ma loodan, et mitte ja teine voor kindlasti sõitjad parandavad ennast, et ikkel on neid nulle nagu rohkem olnud, et Ahtil, Henril, Karlil, teda pole praegu siin, tema ei saanud tuleb vaatame Leego Pajuväli, kes on tükk aega näinud ja saanud selle V8 paremini siin. Väga rabe on, et esimestes klippidesse siin jõudmine oli selline väga raske see 10-liiklemiseks muutuma või? Kuidas? Kas meil üle 70 punkti hakkab juba tekkima 10-liikmeline kollektiiv? Vaatan selle üle, palju meil on siin Ergo Pajuväel. Tuleb seekord väga ilusasti esimesse ja teise sabaklippe väga kenasti pidurdega lahti, siit peaks peale juba andma.
all. Me ei lähe koju! Me ei lähe koju! 79 punkti! 79. Sa ei kuulnud või? Kellele sa maksad? See ei ole võimalik. Mine otse. Mine veel. Mine veel. Drift King Race. Mine, tasa käsi. Mine. Las ta olla siin samas. Tagurdada ei oska, küll me lükkame sind ära, sa ei pea tagurdama, me lükkame sind. Tuli kõvares. Tubli poiss, ilusti. Küll. Ma juba mõtlesin, et tõmban auto sooja raisk. Tubli! Fucking kõva. Algul vaatasime 46. Ma ütlesin ka, et ei ole võimalik. 79. Ma ütlesin kohe, et ei ole võimalik, liiga hea sõit oli, nii vähe. Kommentaatorid ütlesid ka, ja nüüd hoia peal, pane peal. Hoia peal. Kõik olid sinu poolt, noh. Ebareaalne. Oi, kõva. Väga ilus. Vägitegu tehtud, jah. Kuidas see võimalik on? See on see, kuidas see on? Kuule, nüüd on meil murtud see kuradi, ma mingi kuradi kiiks raisk. Aga nüüd on uus mure, keegi tandemit on sõitnud kunagi. Läheks küsiks kellegi käest kohast sõita või? Ei no ma arvan, sa oled praegu veel top 5 käsindas, usu mind. Päris Ja 79 pundi, noh. Ja ei, keegi sai 80 millegagi. 82. Strelkov või kes oli, see sai vist? See on mingi kolmas või midagi. Te kamba peale raha kokku või mis pull on? Ma räägin, see on top 5 ka veel. Me maksime ära, jah. Päris hea, jah. Sa pead See on kolmas. praegu kolmas, noh. See ei ole võimalik. Kõva oli see, et see paun tuligi kohe väliringi. Suure kaarega läks. Ma vaatasin, nüüd läheb sirge ja ilusti. Sellepärast, et sa hakkasid varem pidurdama seal. Sa võtsid nagu, sa just varem midagi, sa saidki selle suure poogla võtta. Ma räägin kommentaatorid olid ka panid. Hoia peal. Ja tuleb. Teada, kui sa poodiumil oled, et kas saad poodiumile. Me lähme praegu ära siis. Et sa annad hea helista. See oli kõva. Lõpuks on see ära murtud. Sa pead esimene ring kohe sellesse teada. Miks me pidime niimoodi? Ja miks sa närvi ajasid meid? natuke ikka joogre ka ju. No nii, ma sõitsin sama koha peal kus hommikul, aga ma olen poole rõõmsam. Teate mis, te ei usu seda, aga natukene läheb aega. Yes. Ühesõnaga, me oleme samas kohas kus hommikul, aga me oleme väga palju rõõmsamad. Mitmel põhjusel. Tehniline ei olnud täna ainuke asi, kus me edasi saime. me saime kõigepealt kvalifikatsiooni esimeses kvalifikatsioonis saime 0 punkti. Standard taks, ei midagi erilist. Teises kvalifikatsiooniringis õnnestus meil saada 79 punkti. 7. tulemusega 79 punni. Kust see välja tuli? Ma esimeses ringis tegin 0 punkti ja lihtsalt oma tiimikaaslasi natukene närvi ajada ja siis teisest tõin nii-öelda kastanid munad tulest välja. Ei no, aga on see närvipinge seda väärt? Ma usun, et on või? On, kõvasti on jah. Uskumatu on see, et kui sa teed esimese ringi ära ja see ebaõnnestub, siis kuidagi tekib see efekt, et sul on veel üks katse, enam ei ole mõtet närvitseda. Kuidagi siis kaob nagu see pinge ära, mingi vabanemine tekib, mingisugune uus hingamine tekib ja siis lähed teed oma sõidu ära. No igal juhul nüüd tegelikult ju on seis päris hea. Ma vaatan, hoia korra ühte seda, ma ütlen sulle, kellega sa oled vastamisi, kui sa juba ei tea. Kas ma siit kiirelt leian ülesse selle, kus sa oled siinpool Paju väli, oled Rebi Ojaga. Nii et head lahingut siis sulle. Tänud. Kõvist võtma kuradi Otdeti Vilmi vahemal. Ilus!
üks parimatest paaridest täna tegelikult nii-öelda läheduse mõistes. Ja agressiivsed, väga agressiivsed. Aga Eero Pajuväli ja Frank Passer. No kuidas nüüd seekord läheb? Läks huvitaval kombel väga püüdma seda sügavalt, seda teist touch and go'd. Ja mida on kohtunikud rääkinud päeva algusest peale, kes on meie... No varastas siin, see on muidugi lubatud, aga või oli see kava praktikana Frank Passeri poolt igatahes nagu püssi võtab selle hea palli ja Eero võtab küll suure kiiruse üles. Kiirus oli liiga suur ja et otsast... Live oli? Ei, pigem isegi vastupidi, mulle tundus, et ma poole vahetust kutsusin esile, lõppasin gaasi täitsa lahti ja siis ta klippis ära vaata ja viskab. Milles on probleemi? Oli ka aeg, et saab lõpuks remontida ka. Ma ei tea, mingi nõks käis niimoodi, et ma keerasin rooli lukku, ühele poole jääb rool lukku. Ja siis kui ma jõuga tagasi keerasin, käis mingi nõks, aga ma sõitsin raja lõpuni, nii et ei jäänud arugi. Siis kui jõudsin starti vaata, tahad nagu auto sirgistada, siis tunnen, et sul roiskus rool käib tühja käes raisk. Seda murdis midagi lahti. Aga liiguta Max, vaata, las ta ise vaatab. Max liigutab ja... On ka või? Oi, ossul raisk, ja. On jah. Ma pole hullu, see on lihtne viga. Jah, M6 Äkki peab? Äkki proovima. Ega muidu teada ei saa.
nii sõbrad, teile ilusat hommikut. Kätte on jõudnud 22. september, mis tähendab ainult ühte, et meil on ju täna superfinaalide päev. Kell on 6 hommikul läbi natukene, ma hakkan vaikselt päevaga pihta. Lähme garaaži peale, asjad on eeldusest pakitud ja kogume poisid kokku ja hakkame minema, ega muud polegi. Tunnen päris hea, tunnen isegi natukene, tead, kuidas öelda, huvitav, kuna ta on selle hooaja viimane võistlus, siis üheti on nagu kahju ja kurb, teisalt on jällegi nagu ülipõnev, et autab tulla väga äge võistlus. Nii et paneme selle päeva kuidagi veerema ja saab see, mis saab. Kui te mõtlete, millega võiks sõita igapäevaselt võidusõitja, siis ma ütlen, millega mina näiteks igapäevaselt sõidan. Mina sõidan igapäevaselt Land Rover Discovery 1-ga. Ja põhjus selleks on väga lihtne. See auto maksis minu meelest 350 € pluss toomine. See on pärit Vanarauast. Ja ma lihtsalt tunnen, et ma tahan midagi, mis on hästi prosta, hästi lihtne, võimalikult odav ja ökonoomne auto, et ma saaksin oma igapäeva toimetused ära toimetada. Sellepärast, et kuidagi siukse nagu ägeda auto vajaduse saab seal nagu rajal niivõrd hästi, siin ei ole head joogitopsöidjad, et selle kihvti auto nagu vajaduse saab seal rajal nii hästi kuidagi ära lahendatud, et ma pigem tunnen nagu soovi just midagi siuksest hästi odavat ja praktilist kasutada igapäevaselt. Aga lisaks sellele praktilisele on ta cool auto ka. Ta on vana, ta on vintage, aga ta on ikkagi suur auto, ülimugav sisu, ülimugavad istmed, cool kaar minu meelest. No nii sõbrad, nagu ma teile enne ütlesin, hommik hakkas suhteliselt vara. Meil on kõik poisid koos ja meil on kohustuslik osa on tehtud, ehk siis meil on tangitud nii autod kui mehed. Ühesõnaga, meil on valmis ja meie hakkame kehale poole liikuma. Mida? Me saime just info, et mingisugune uus layout on. Et keegi ei tea. Rada on teistsugune. Eile Luiga ütles, et tuleb uus rada. Ongi nii või? Ülikõva! See mulle meeldib. Vaat see on äge. Pikemad mehed võid pea ära. See on nüüd kuht. Ei, no nemad teevad oma telgi väiksem. Sinna mäe peale. Nii ajame, siis saab ta siia vastu. Mina lähen kohe selle siia külje peale, et siit saab võtta. Rünni on siia tehka panema. Raul lähed käid ise ära või? Ma läheksin No nii! Saaks ees mul! No nii, ma just panin kaamera käima, Magnus tuli siia. Kuidas teil tunne on? Teate valmis või? Jaa, karika tuleb. Teate karikaks valmis, ma olen valmis ise kvalifikatsiooniks. Me sain tehnilist läbi. Said ka või? Jaa. Uskumatu. Pigem on uskumatu, jah. Nagu ülevaatusele minek, vaata. Äkki natuke pidime maksma, aga ta nii sama ei lähe. Ei, saime läbi, aga meil on siuke jama, et neil turvaveed on nii-öelda selle tavalise, aga peavad olema see tänava klõpsuga. Peame ära vahetama. Midagi pole teha. No ta on nii-öelda see racing stiilis. Peab olema tänava oma. Targemad, teeme ära, pandi kirja, aga lubati rajale. No pole tegelikult ohtlik viga selles mõttes. Poisid panid auto käima, mina olen teises grupis, teised poisid esimeses grupis. Ja mis see salata, poistel on närv sees, rada on teistsugune, mis on loogiline. Aga sellepärast me seda õhturups teemegi, nii et vaatame, mis see trennid teevad. Vaatame, kuidas teised sõidavad, mis joon välja joonistub ja võib-olla teevad rajakohtunikud väikse korrektuure mingite klippide paigutusega. Aga rada tundub ülikõva, nii et vaatame, mis saab.
Seda ma olen selle sain videosse viimase, mis sul läks nüüd sinna. Ma käin see esimene ring, see on otse teelt välja. Nagu hullusti. Ja esisild on kõver ja ma ei suuda poolt vahetada autoga. Läks niimoodi. Võtame tungige üles eest ja vaatame, mis seal on. Äkki on kõver? Jaa, aga meil on ju rooli otsad, asjad otsad ju. Või? Siinpoolne rooli otsad kõver. Jaa, aga siis tõime selgeks. Muidugi, mul gaasiplits ka natuke soojab. Just siinpoolne kõver. Selle kuradi luti sees. Keegi ütles, et tal on lahti see. Ei, no mitte lahti ei ole, vaid natukene oli lõtk. No praegu on samamoodi. Nurgi alt kinnituse. No sama asi või Siberil. Proovime peale kerta kõvestab. Davai. Teise ka natuke peale äkki igaks juks ka. Mis sa valgud? Mis see esimene ring? Tahad midagi kinni hoida või sul on ahakski? Mis? 13? Rool on... Praegu on veel nimel vaja autot alla aasta. Ja õigus, jah. Oot. Noormees. Ja küll istu. Sa vana inimene ka. Aga me juba räägime. Mis tunne on? 3 senti või? Olemegi sul nüüd nimeks vetel või otsustada. Nüüd on täis vetel. Nüüd on täis vetel. Palju on pööda? 86 on täpselt. Siin on 180, 106,69. 9, siis tuleb 6 milli tagasi keerata. Pool senti tagasi. Pool senti tagasi seda sisse ja teine paistab tulevat. Ei, teine jah, ta keerab see sisse ära, siis tal jääb nagu nii rool natuke viltu, me ei saa seda täpselt paista. Jääb natuke viltu, ongi võitu, aga vähemalt tal on kokku jooksu õige. Lugu on järgmine. Läksin mina trenni, sõitsin teelt välja. Ajalugu kordub, nagu eelmine aasta. Ja sõitsime esisilla natuke kõvereks ja nüüd me võitlesime natuke autoga. Ja nüüd me keerasime peale trenni, keerasime silda ja justkui paremaks läheme tee pealt ära. Et kas auto on võõras või mitte, seda me näeme kvallis kahjuks, et kahjuks meil ei ole võimalik ühtegi trenni või katset teha. Loodame, et ma kohanen autoga esimene ring ära. Loodame, et ma kohanen esimene ring autoga ära ja teine ring saame ikkagi mingitki punktid tuua, et sometimes lose, always win, ega muud midagi. Teil nii lühike sõit ju. Ära nüüd stressa. Ära nüüd. Kus? Vetsus või? Ühe korra käisin. Aga rajal? Vetsus? Käisin nagu rajalt maas. No pusas käis ikka ära, jah. Sa ei näinud või? Ei, ma seda ma olen trenniringi näinud, ma olen palliringi all näinud. Ei ole.
Sain lõpuni. Natukene oli puudu ju. Korraks ainult tõmbasid sirgeks ju. Nad ütlesid sirge kohta, jah? Ei, no sirge oli korra taga. Muidu oleks ju... Oli näha, et su rooli ja seda oli näha, jah? Juhke riigistamine. Seda oli näha. Seda oli tajus. Ja mingil hetkel ma jäin korra... Nii vähe puudu. Mingil hetkel ma jäin korra nagu seisma põhimõtteliselt. Kässariga venitsi nii kaua ja siis korra gaasi päpp. Rauno, kuule, sul oli mingi roolilatt müüa, ma kuulsin või? Sul on mingi hea roolilatt müüa, ma kuulsin või? On? Ma bronnin ära. Anna seda tänatud. Aga kõva ja tehtud. Ja ilma nagu autot katki sõitmata ja sirgeks ei läinud selle, muidu ei oleks läinud lihtsalt, kuna roolilati probleem. Aga täitsa pael on see, et sa, vaata, muidu ta on jooksnud kuhugi, ma olen kinni püüdnud, aga nüüd ma pidin ise teda keerama, siis ma eeldan, et äkki nüüd piisab, siis avastad, et üldse ei piisa, keerad veel hullult juurde. No nii kandiline. Aga ei, kena. Tehtud, nüüd saab nautima. Äge, jaa, nüüd saab nautima. Väga äge asi on trikk. Persut vaata. Jah, nüüd lähme sööma ja... Oi, sööma. Sööma pärast persu sõita. Õige. Mis tunned? No tunnen selles mõttes on nagu hea, et ma tegelikult aimasin, et ega siit head nahka ei tule. Et eks natukene võtsingi salaja eesmärgiks, et suudaks lihtsalt lõpuni ära sõita, saaks nautida tervet rada. Ja selle me selles mõttes õnneks nagu suutsin saavutada, aga jah, paar korda ikkagist olid nii kandilised, et kohtunikud hindasid nulliga, mis on täiesti aus. Aga jah, vaata võib-olla ei teagi, selle esimese väljasõiduga ikkagist roolilati, kelle tegime nii palju liida, et lihtsalt rooli keera, et teda peab nagu ise väntsutama, aga ta on kuidagi nagu raske. Et ta ei ole nagu ka niimoodi, et nagu omal heal ajal talvel, et keeradki ise rooli, ta on kuidagi nagu teistsugune ja väga raske on. Kõik kastani munad on nüüd luige käes raisk. Sa olid ka nulli või? No ikka, jah. No ikka. Aga no huvitav oli see, et ma nüüd hakkasin kohe ise hullult väntsutama vaata. Ja siis kuidagi nagu esimene pool tundus, et äkki on isegi täitsa võimalik. Aga mingil hetkel oli see, et kuna ma pole kunagi ise vaata väga keeranud, siis keerad vastu ära, lõpetad ära, arvad, et aitab, siis vaatad, no üldse ei aita, keerad veel ringi peale, vaata, siis kogu see sõit oli nagu niimoodi. Et ikka võõras. Muidugi sa võid ühte asja veel proovida, et sa paned silla paika nagu ikkagi pingis, vaata. Jah, ja siis prooviks korra enne rolli. Aga ma arvan ikkagi, et sellel vaata see latti ära niikuinii, see latt on siin Peeter esimese aegne. No see on niikuinii, ma arvan, et kui sa selle latti Rauno käest... Ma juba bronnis ära. Mis latt see on? Ei, no mida on ikka? See ongi 46 kõige kiirem latt. Kas see on see 2.8 nüüd või? No jah, see ongi see 2.7 võrrat. See on see kiirlatt, see on hea. Aga driftis on see hea siis või? No muidugi, mida vähem ju keerad ju. Mida vähem sa teed, seda lihtsam on sõita. Seda küll. Samas Erksplaanis selle rekkajuhi või bussi Seda oli näha, et kraavis käimine sisenemisel oli ikka polnud muna enam, on nii ju. Ei, muidugi ei olnud. Sisenemine oli nii... Ja nii kui see siseneja pekki läheb, siis hakkab see kangutama. Aga no praegu oli äkki täitsa niimoodi oli see sõit. See on see korrigeerimine ja kõik asjad juurde ja siis on juba nii punktid kadunud. Nii loll on see, et vaata, no me tegime iga pühapäev trenni ja nii stabiilne, 2 ringiga kohanesid ära, 3. ringi oleks julgenud juba kohtunikele leidata. Ja tulid siia suhteliselt niimoodi, et mõnus päev, vaata. No sa ei öelnud palju trenni teha. Tegid 1 ringi trenni. Motosport, jah, täpselt. 1 ringi trenni tegid. Ilu ja valu.
pannud asja klippi kätte teist. Kuidas tunne on? No mis ta on? Kuidas tunne on? Kõigepealt, kuidas auto on? Auto on väga mõnus. Oled rahul või? Ja hind sobis sulle kõik, see 35 000. Ei kauple? Ei. Ilus. Teiseks, kuidas kvalliga tulemusega rahuled? No näed ise, pekki läks. Tead, ma ei ütleks, et pekki läks, sest sul oli agressiivne joon. Sa tulid suure nurgaga lendasid peale, sa nagu mulle meeldis sisendades, valid nurga ära ja sa saad selle nurgaga lõpuni. Ei olnud mingit otsimist, ebakindlust. Issi tuli rajale, sõits raja läbi. Kurat, siis meil keegi kinni maksnud need kohtunikud või? Ei tea. Kurat, siin on mingi kala. Nendel oli see ootus, oli nii kõrge. Nad ju ise ütlesid, et noh, Luige käkerdas ära. Aga miks sa ütled seda nime, on ju? Et see tähendaski seda, nende ootused olid nii kõrged. Noh, see ei olnud ju mingi sõit. Et trennis oli veel enam-vähem, aga see ei olnud ju mingi sõit. Ütleme niimoodi, et ega kohtunike töö on ka raske, me saame sellest aru ja meie ei ole kohtunikud, kes me saame kohtunike lindida. Ega sõit. Lugu on järgmine, top 32 on tehtud. Me kahjuks saime top 32 kaotuse Kirill Žukovi vastu, aga me õhtu lõpus oleme selles mõttes väga õnnelikud. Meil oli üks eesmärk, Raulil oli üks eesmärk, ehitada Mersu, ehitada auto, mis oleks sõidukõlblik ja kui joppab, siis isegi natukene tead ägedam, et saaks nautida ka sõitu. Ja tegelikult selle eesmärgi ma arvan on igati püstitanud. Professor Luige annab meile selle kohta nüüd, kas sa annad tiitli üle, et see auto on sõidukõlblik? Auto on hea, lihtsalt täna jäi minu taha. Ei, midagi jäänud sinu taha. Tänud sulle. Nüüd teeme Mersu paremaks ja järgmine kord läheb paremini. Jah. See proopilli ja... Sissesõit on tehtud autole ja ega siis midagi, jälgige meid edaspidigi, võib-olla teeme midagi põnevat veel koos. Tegelikult me mõtlesime selle peale, me Raulile pole rääkida, aga me Mersul oleme 0 grammi kaalukaotust teinud. Nii et võib-olla natukene tuunime, täiustame ja siis proovime uuesti. Võib-olla tõesti. Nii et olge lainel ja kuradi... Ja nüüd hüüame midagi kõik vastu. Täiesti valesti. Siin Ergo autos, vaata. Päris hea, BMW ikka. Stardi lupud värgid. Kell? Ei. Temperatuur. Halloo. Shifter. Sportiivne rool.
Millal sinu BMW sõidab? Ma panen seda kaamera kinni.